riskid või kindlustad? Saadet toetab Eesti Kindlustusseltside Liit. Loe lähemalt kindlustame.ee. Tere head kuulajad ja vaatajad, riskid või kindlustad saatesari jätkub ja täna on meil teemaks, ütleme võib-olla mitte liiga positiivsed juhtumid, mis kindlustusmaailma puudutavad, nimelt me võtame tähelepanu alla kindlustuspettused ja nende ennetamise ja nende avastamise. Nii et kui me oleme tavaliselt rääkinud siin saadetes sellest, millised kindlustustooted on olemas ja kuidas kahjude hüvitamine käib ja muud sellised kasulikud tarbija nõuanded, kui nii võib öelda, siis täna tõepoolest räägime natukese ka sellistest juhtumitest, mida ka paraku ette tuleb. Täna on meil stuudiosse tulnud Ergo kahjukäsitlusvaldkonna juht Katariina Leppvalts, tervist! Tervist! Ja Eesti Kindlustusseltside Liidu kahjuennetuse valdkonna juht Ülli Reimets. Tere! Meeldib näha teid siin, saatejuht nagu ikka Tanel Talve. No tõepoolest need teemad on, mida peab ka rääkima, et ei ole ainult ju lust ja lillepidu, ükskõik mis eluvaldkonna ju ette võtad. Kui suur probleem see kindlustus, kelmus või kuidas te ise nimetate, siis Eestis üleüldse on? Eelmisel aastal siis üle turu pandi toime 561 kindlustuskelmust, mis siis kindlustusuurijate poolt õnnestus ära tõendada ja kokku siis ebaseaduslik kahju, mis üritati välja petta, oli üle 2 miljoni euro, et kui nüüd vaatad, et 2 miljonit, et see on nagu päris suur hulk raha, aga kui arvestada nüüd kogu lepingute mahtu ja kõiki kahjusid, siis osa tegelikult kõigist juhtumitest on üsna väike, et see on alla 0,5%, et sõidukikindlustuse puhul, vabatahtliku sõidukikindlustuse puhul on ta näiteks 0,3% on tuvastatud kelmusi, liikluskindlustuse puhul 0,2% ja kodukindlustuse puhul siis 0,4%. Nii et ütleme, et absoluutnumbrid võivad olla päris hirmutavad, aga ütleme, protsente võtma hakkame, siis nüüd nii katastroofiline see olukord vast ka ei ole. Aga kindlasti on nii, et nende kindlustuspettustega tuleb tegeleda, sellepärast, et kui me nendega ei tegeleks, siis need protsendid ja arvud oleksid hoopis teised ja see omakorda jällegi, kui me ebaseaduslikult seda kahju välja maksame, see omakorda jällegi mõjutab ka ausaid kindlustusvõtjaid, sellepärast, et sellisel juhul kindlustushüvitised kasvaksid ja loomulikult, kui kindlustushüvitised kasvavad, siis sellel on oma mõju ka kindlasti kindlustusmaksetele ja maksaksid kõik, ka nii ausad kodanikud. Nii et seda tuleb ka tähele panna, et ausate kindlustajate elu teevad need ebaausad inimesed ju kallimaks ja ebamugavamaks. Absoluutselt, seetõttu on iga kindlustusandja jaoks hästi oluline nende kindlustuspettustega tegeleda. No mina saan seda viisi aru, et need numbrid protsentuaalselt ei ole küll suured, aga siiski on tõusuteel need juhtumite avastamine vähemalt, et kas te oskate ka ise hinnata, et kui palju on siis need avastatud juhtumeid ja siis neid, mis on ka päriselt läbi läinud, et kindlasti nüüd päris 100% kõike ka ju avastada kahjuks ei ole võimalik. Ma tooks korraks veel näite eelmise teema juurde, et elust enesest tegelikult, kus kindlustuspettusi oli meil 90-ndatel oli päris palju ja siis neid üritati ikka nagu kordades rohkem kui praegu ja see avaldaski mõju kindlustusmaksele, et kindlustusteenus oli nagu palju kallim tavatarbija jaoks kui praegu, et selles mõttes see repliik veel nagu eelmise teema juurde, siis küsimus oli... Et kas te teate enam-vähem aimata, et kui palju te siis suudate avastada neid pettuseid ja kui palju neid veel tegelikult toime on pandud? Jah, et selle juures, et kasvutrend, et üle poolte pettustest üritatakse nagu varjata nagu päris asjaolusid, mis oli ja umbes 3% on lavastatud kelmused või siis nagu ise esile kutsutud juhtumid ja vot nende osas on tõesti nüüd kasvutrend täiesti märgatav, et neid oli eelmine aasta 160, et 800 000 eurot oli see kahju kokku ja see on nagu üle aegade suurim see lavastatud pettused ja seda me näeme, et neid lavastatud kelmusi on rohkem siis, kui on nagu majanduses kehvemad seisud, majanduslanguse olukorras. Tahtsin just küsida, et millest see huvitav võib siis tuleneda, et siin
kunagi, kui me 90-ndaid siin möödunud sajandist siis juba näiteks tõime, siis oli ju ka selge korrelatsioon selle majandusolukorra ja igasuguste pättuste, varguste, röövimiste ja muude vahel ka, et kui elu läks paremaks, no siis enam bensiini autodest ei varastatud, eks ole, et see oli ju ka vahepeal üsna tavaline, et käidi vooliku ja kanistriga mööda autosid ringi. Et elu läks paremaks ja enam ei olnud lihtsalt mõtet seda teha, et kas siin kindlustuspettuste puhul on siis sama trend näha? No üldiselt eks kindlasti on nii, et mida keerulisemad olud majanduses on, seda rohkem ikka üritatakse ka neid kindlustuspettusi teha, et üritatakse erinevaid lahendusi siin enda jaoks välja mõelda ja noh, tegelikult kes need kindlustuspetturid on, et need on ju kõik inimesed meie hulgast, eks ju, selles mõttes ongi inimesed, kes on nagu sõnaselgelt välja öelnud, et proovivadki, kindlustusmakseid on kogu aeg makstud, midagi tahaks tagasi ka saada, eks ole, kellel on lihtsalt raske majanduslik olukord, kes on ka selle välja öelnud, et tõepoolest on proovinud, on lihtsalt väga rumalaid katsetusi ka olnud ja ka huvitavamaid lavastusi, nii et selles mõttes inimesed No me kohe nende konkreetsemate näidete juurde läheme, sest et ma tean ka varasemast ajast, et on tõesti ikka igasuguseid imelikke juhtumeid olnud. Aga kõigepealt me olemegi nüüd kahest põhilisest sellisest pettuse liigist siis rääkinud. Üks on see, kus üritatakse varjata mingeid päriselt juhtunud õnnetuse asjaolusid ja teine variant on see, et täitsa siis ikkagi kohe nullist lavastatakse see liiklusõnnetus või mis iganes kahju on, me ei räägi ainult liiklusest, eks ole, et siin on kõik kindlustusjuhtumid olemas. Et kumba rohkem siis on, et kas neid asjaolude varjamisi või neid päris nullist lavastamisi? Varjamisi on ikkagi rohkem, et üle poole on varjamised ja siin on siis varjatakse näiteks ka kindlustuskaitse puudumist, et siis esmalt juhtub see õnnetus ja siis vaadatakse oot, et kuidas ma nüüd selle asja korda saan, kindlustust ka ei ole, okei, ma teen nüüd tagantjärgi kindlustuse ja valetan selle kuupäeva, et on selliseid varjamisi, et varjatakse seda õiget kuupäeva nagu, et varjatakse seda, et tegelikult kindlustkaitset ei olnud ja teine on siis hüvitisest keeldumise aluste varjamine, mis on siis teisisõnu see, et kindlustustingimustes on siis kirjas, et millal kindlustushüvitist makstakse ja millal on siis nagu välistus, millal ei maksta, näiteks kui sa joobes peaga avarii teed, et siis tegelikult hüvitist ei pea sulle maksma, on ju, ja samamoodi siis näiteks sama eseme eest ei tohiks mitu korda erinevatest kindlustusseltsidest hüvitist küsida või jah, et kõik sellised või siis on ka, et lihtsalt eseme kulumine või vanaks saamine ei ole kindlustusjuhtum. Ja on ka selliseid olukordi lisaks nendele juba üldipoolt mainitutele, eks ole, kus tegelikult on mingisugune juhtum ongi olnud, reaalne kahju ongi tekkinud ja siis üritatakse seda kahju suurendada, eks ole, et midagi veel sinna juurde kirjutada, eks ole, et veekahju parketile tekkiski, aga ega siis see ei tähenda, et kogu mööbel ka indingimata sellega tagajärjel väljavahetamist vajab, eks ole. No ometi on teil ju tööl terve hulk inimesi, kes nende kahjudega ja kontrollimistega tegelevad, et kui lihtne siis võib öelda on üks selline pettus või asi siis toime panna, et teil on üsna teravad pliiatsid seal tööl. Ja meil on tõesti teravad pliiatsid, et selles mõttes, kui ma ütlesin juba, et iga kindlustusandja jaoks on hästi oluline, et nende pettustega tegelemine ja siis kindlasti meil on olemas seltsides erinevad automaatsed lahendused, mida me kasutame, sest olenemata sellest, eks ju, et inimene on terav pliiats, eks ju, siis kui see terav pliiats ikka nagu päeva jooksul ikka kümneid ja kümneid erinevaid kahjusid vaatab, eks ole, siis inimesilm võib-olla kõike kohe momentaalselt alati jälle ei haara, eks ju, et on mingid automaatsed lahendused, samamoodi on ju need, mida me saame lisaks nendele kliendi poolt edastatud infole veel kasutada, eks ole, on igasugused pardakaamera salvestused tänapäeval, on turvakaamera salvestused, eks ole, on veeb, avalik veeb, sotsiaalmeedia, et see kõik kindlasti. Ja loomulikult see on nüüd see käsitleja pool, eks ole, kes nagu esimesena siis nii-öelda selle info enda jaoks välja raarib ja on pikaajalistel käsitlejatel on kindlasti see kõhutunne ka olemas. Mulle nii meeldib, kui käsitlejad mul räägivad, et kõhutunne on, et see kohe juba ütleb seda. See kõhutunne jälle ei või nagu olla see, et mõni ütleme väga pikaajalise töökogemuse muutubki paranoiliseks, et kahtlustab iga see on, jah, siis sa ei saa ilmselt sellisel ametikohal töötada.
on inimesi ära ka läinud sel põhjusel, et ongi liiga pikalt asja sees ja juhe on koos. No eks igasuguseid olukordi on olnud. Aga lisaks kahjukäsitlejatele loomulikult me teeme ju igas kindlustusseltsis on olemas oma kindlustusuurijad, kes siis väga sageli on varasema politsei töökogemusega, eks ole, kellel siis see uurimise töökogemus on olemas ja kellega loomulikult siis käsitlus teeb väga selgelt koostööd ja kindlasti kui vaja on, siis on võimalik ka väljaspoolt mingeid ekspertiise tellida, eks ole, nii et selles mõttes. No ma usun, et teil neid kahjukäsitlejate jutte võib kuulama jäädagi, et seal ikka tuleb igasuguseid pärleid, et võib-olla tänases saates ka võiks mõned tuua esile äkki, et millised sellised, ma ei tea siis, kuidas seda nimetada, huvitavamad või põnevamad juhtumid on olnud, et kui me räägime nüüd võib-olla siis nendest just lavastatud kindlustuskelmustest, et äkki on mingeid huvitavaid näiteid? Jaa, no on tõepoolest, et kui me nüüd üldse räägime nagu kahjukindlustuse poole pealt, eks ole, siis tavaliselt millega seoses need kahjud võivad olla, eks ole, see on meil sõidukitega seoses, on meil kodudega seoses ja on meil siis isikutega seoses, eks ole, kas näiteks reisikindlustusega seoses või õnnetusjuhtumi kindlustusega. Mis need vahekorrad on, et milliseid siis lavastusi siis millistes valdkondades kõige rohkem? Tead, ma isegi ei oska öelda need päris täpselt. Ja, vist ikka liiklus. Liiklusõnnetused, veekahjud ja siis tulevad need tervise ja elukindlustuse. Ja seal on muidugi teatav põhjus ka sees, sellepärast, et kahjukindlustuse poole pealt, kui me räägime, siis tavaliselt kahjukindlustusandjal ikkagi üle poole portfellist moodustavad tegelikult liiklus- ja kaskokindlustus, eks ole, ja siis teatavasti muidugi on ka neid kahjujuhtumid on ka tavaliselt ikkagi nagu rohkem, et see on ka kindlasti üks põhjus. Et kui nüüd, ma siis võtan nüüd ohjad praegu oma kätte, et ma räägin nendest võib-olla natuke nendest näidetest, et jah, esimene asi, millest Ülli siin ka rääkis, eks ju, et üritatakse siis seda kindlustuskaitse puudumist varjata, eks ole, et need on need kõige tüüpilisemad näited tõepoolest, et sõiduk oli siis enne juhtumit juba ka enne kindlustuslepingu sõlmimist juba kahjustatud, eks ole, ja siis pärast nüüd on leping sõlmitud ja siis tullakse siis teatama meile sellest kahjujuhtumist, eks ole, et neid olukordi kindlasti on päris palju. On selliseid olukordi, kus on näiteks mingisugune piiratud kindlustuskaitse, et oletame, et näiteks pakutaksegi mingi suurulukite kaskokindlustust, näiteks mingi põdrakasko või midagi sellist juurde, eks ole. Siis pärast tegelikult kahjukäsitluse käigus tuleb välja, klient teatab meile, et jaa, põrkasin kitsega kokku, eks ole, tegelikult hakkavad ekspert ja uurija uurima, tuleb välja, et tegelikult sõitis vastu teepiiret, eks ole, ei olnud seal mingist kitsast juttugi. Ja võib-olla üks selline natuke markantsem näide, et lavastused tavaliselt on meile ikka nagu huvitavamad endal ka võib-olla lahendada, et oli tõepoolest selline juhtum, kus siis inimene teatas meile, et jalga lõi kramp ja selle tagajärjel siis sõitis teelt välja vastu puud. Hakkasime siis seda uurima ja tegelikult avariiandmete salvestamise tarkvara ja siis ka selle auto ülevaatuse põhjal siis tegelikult ikkagi nende andmete põhjal tuli välja, et see oli nagu täielik lavastus, see oli tahtlik vastu puud sõitmine ja see ei olnud mitte ainult üks kord, vaid seda oli sõidetud 2 korda. Esimese korraga ei saanud autot maha kandmisele, teine kord prooviti uuesti. Ja tegemist lihtsalt oli sellega, et autol oli käigukasti rikke, eks ole, ja siis prooviti siis seda nagu juhtumiks meile nii-öelda lavastada. Prooviti autot maha kanda? Just täpselt nii oligi. Ma korra täpsustan, kas ma saan õigesti aru, et inimene istus rooli, sõitis autoga vastu puud eesmärgiga, et auto lausa maha kantakse, mitte lihtsalt plekki mõldi. Just täpselt. Aga ta tegi seda veel teist korda. Just, aga kiirus oli loomulikult selline turvaline, et sul nagu niimoodi. Ma ei tea, milline on turvaline kiirus, et sõita autoga vastu puud, et see maha kantakse. Sa ei oska ilmselt mõeldagi, et inimene üldse niimoodi mõtleks, eks ole. Jah, igasuguseid huvitavaid ideid tuleb inimestel pähe. Täpselt, eks ju, et igasuguseid huvitavaid lugusid on, jah. Aga kuidas te sellele ikkagi jälile jõudsite, sest autol on mingisugune salvestusseade, mis näitab, et ei olnud väga mingit krampi. 2 korda kramp, tagurdaine jälle krampis. No see on küll üks markantsemad juhtumid ja ma mäletan, et kunagi liikles sotsiaalmeedias ka üks selline, ma ei tea, kas see on välja mõeldud või on see päriselt võetud enda seletuskirjadest, mis siis kindlustustele tehakse, et sõitsin enda hoovi,
põrkasin kokku puuga, mis minu hoovis ei kasva. Et mingi selline seletuskiri oli, et miks ma vastu puud sõitsin. Aga teil on kindlasti erinevate seltside sellised lood ja juhtumid ka võib-olla teada, et on teil ka mingid, tuleb ette sellist põnevamat juhtumit äkki? Võib-olla seoses siis reisikindlustuse tervisekindlustusega näiteks on ka täiesti nagu tavalised inimesed üritanud välja petta siis reisiraha tagasi saada kindlustuselt siis sedasi, et on nagu ootamatult mured kõhuga konkreetses jälle kohas ja siis, kus siis hiljem tuleb välja, et ja see tõenduseks on siis esitatud arstitõend, aga et siis jällegi tekitas seal midagi kahtlust, see tõend ja selgus, et tegelikult sellist arsti ei olegi, et see võltsitud arstitõend näiteks ja mida sellised näited on ka, aga et nagu siin oli enne juttu ka, et tegelikult on kindlustusandjatel on võrgustik, kust nad saavad teha järelpärimisi, on ka tegelikult väljaspool Eestit, on partnerid, kelle käest abi küsida, kes saavad koha peal käia vaatamas, uurimas, et kas näiteks see terviseasutus see nimega on olemas, kas selline arst seal töötab, et seda kõike saab nagu uurida. Ja mul tuleb praegu silme ette pilt, kui me viimati Zimbabwes käisime, siis seal oli selline okstest onn, mille peal oli kirjutatud okstega kiri, et doktor Nkambene, et ma ei tea, kas ta kirjalikult ka okstest välja kirjutas selliseid tõendeid, aga ka selliseid arste on olemas, aga ta müüs seal erinevaid drooge küll, et me ühtegi proovida muidugi ei julgenud, aga ma usun, et see meie digitaliseeritus ja automatiseeritus ja nii edasi, mis mujal maailmas ju samamoodi aina levinum on, et need andmebaasid on teil ikkagi nüüd ühendatud, et kui ühes riigis midagi juhtub, et siis saab teisest teada, et ega see ka liiga levinud ju ei ole olnud, et isegi trahviteadete välja saatmine on olnud ju siiamaani ikkagi problemaatiline, et kui sa kusagil välismaal kiirusega näiteks vahele jääd, siis see trahv ei tulegi põhimõtteliselt teinekord kohale, aga nüüd viimasel ajal olen kuulnud, et ei ole enam midagi nii lihtne, et tuuakse ikka kätte lausa eesti keeles, kui Prantsusmaal vahele jääd. Eks see meie Eesti e-riik on tõesti suureks abiks ja me oleme hästi harjunud, et meil nagu kõik on digitaalne ja lihtne on kontrollida, et väljastpoolt ikkagi nii lihtne siiamaani ka ei ole, aga saab hakkama ikkagi, et ikkagi e-kirja teel helistades, et ja nii, et kõik, kes mõlgutavad pettuse mõtteid, siis teadke, et see ei ole enam võib-olla nii lihtne, kui ta mõnda aega tagasi oli, aga me rääkisime siin erinevatest siis juhtumitest, aga mis need juhtumid, ütleme reisimise ajal saab tõesti teha mingeid asju, kas on mingid sellised valdkonnad ka, kus põhimõtteliselt ei ole, pole ühtegi avastatud vähemalt, ei ole võimalik? Eks ta ole seotud ka sellega, kui nagu palju seda kindlustusteenust ka tarbitakse, et kui on enamus tegelikult kindlustuskliente on ausad ja enamusega ei ole üldse muret ja tegelikult nad ei satu ka luubi alla, aga et nad sealt sõela läbivad ilusti, on ju, selle automaatse sõela, aga üksikuid ikka on, aga et kui on väga vähe nagu teenuse võtjaid, et siis võib küll olla, et seal veel ei ole nagu olnud lihtsalt. Siis tõepoolest korra jäin mõtlema veel sellele, millest meil ka siin täna juba juttu oli, et me püüame nagu see majandusliku olukorraga seletada neid asju, aga kas on ka, ütleme, teenuste enda levik, neid tuleb ju juurde kogu aeg, eks ole, jälle mingi elu muutub ja siis pakutakse mingit uut toodet ja nii edasi, et kas see ka kahju käsitlejate elu kuidagi raskemaks teeb, et ongi nende jaoks ka uus toode ja nad ei oskagi nagu kohe reageerida ja ei tule selle peale, mida kõik inimesed välja suudavad mõelda. Tööandja tervisekindlustus on selline teenus, mis on nüüd täiesti hüppeliselt nagu populaarsust kogub, et järjest rohkem nagu kindlustatakse ja üldse need elu- ja tervisekindlustuse valdkond, et ta nagu Eestis vindus väga pikalt, et ta on Lääne-Euroopas hästi populaarne, Eestis nagu väga ei kindlustatud, nüüd kindlustatakse rohkem, ja ka kelmusi tuleb siia, on tekkinud juurde. Huvitav, kes sellisel juhul, kui me näiteks tööandja tervisekindlustusest räägime, et kes siis see pettur on, kas see inimene, kes on kindlustatud või siis see tööandja ise? Ikka inimene.
ikka see nii-öelda lõpp. Ikka lõppteenuse tarbija. Lõppteenuse tarbija. Ütleme siis niipidi, jah. Ja, no väga põnev igatahes. No igal juhul pettuseid avastatakse, noh nagu mujal maailmas, eks ole ka ja ega see ei ole alati nii, et läheb läbi ja hõõrud käsi ja siis on tore vaadata, kuidas kõikidel teistel kaasa arvatud iseendal see kindlustusmakse tõuseb. Mis järgneb sellele, kui see pettus on avastatud ja noh, jäädakse vahele sõna otseses mõttes? Mis on siis, kas mingi karistused või ei olegi midagi, et proovin järgmine kord jälle? Ma räägin kõigepealt siis numbritest võib-olla, et no kõige karmimal juhul esitab siis kindlustusandja kriminaalmenetluseks avalduse politseile. Neid avaldusi tehti eelmise aasta juhtumite kohta 31, Tunamullu oli 20 avaldust, et tasapisi nende arv on ka tõusnud, et siis kui ikkagi on näha, et ongi nagu ikka siuke tahtlikult pahatahtlik tegu, et siis ikkagi esitatakse see kriminaalavaldus ära ja siis lisaks siis uurimise alla satub tegelikult lisaks siis sellele kindlustusvõtjale ka kõik need inimesed, kes kaasa aitasid sellele pettusele. Et mõtled, et natuke aitan sõpra, et okei, et natuke luiskan, aga võid sattuda nagu kriminaal uurimise alla sedasi ja enamasti muidugi jäetakse ilma siis sellest kindlustushüvitisest, et see on siuke 75% juhtudel siis, kui on ikkagi avastatud kelmus, siis täielikult jääb siis kindlustushüvitisest ilma. Mõnikord ka osaliselt, mõnikord on siis ka selliseid juhtumeid, kui inimene ise loobub, et kui ta vahele jääb, siis ta ise lihtsalt loobub sellest, no nii-öelda võtab nõude tagasi. Nii et kordame üle, et tegemist on kriminaalmenetlusega. See pole mingi ju niisama lapselali. Ja lisaks veel siis tegelikult võib ka tabada tagasi nõue, et kui sa oled hüvitise juba kätte saanud, mõtled, et kõik on hästi, et see kord läks küll vale läbi, aga võib juhtuda, et tagantjärgi ikkagi kindlustusandjani jõuab see info, et tegemist on pettusega, siis kindlustusandjal on õigus esitada tagasi nõue, see välja makstud hüvitise kohta ka. Ja mingit trahve ei tehta või midagi sellist, et noh okei, ma ei saa seda kindlustushüvitist, mida ma olen pettusega läinud nüüd siis saama, eks ole, aga kas on ikkagi ka mingi muu oht, et see päris ma lähen ju vargile, varastan kellegi ära, ega see ei aita, et ma siis tagasi toon selle asja talle, et ikka saan ju mingi muu karistuse ka veel. No lisaks sellele peab kindlasti inimene arvestama ka sellega, et tõepoolest meil on siin olnud olukordi, kus ma ei tea, ühte ja sama televiisorit on proovitud saada nagu erinevate kindlustusandjate käest seda hüvitist või ühte ja sama mingisugust reisi, lennupileti, hüvitist on proovitud saada 4 erineva kindlustusandja käest, eks ju. Lisaks sellele sa pead arvestama, et tegelikult tulevikus, kuna tegemist on vabatahtlike kindlustusliikidega, siis tegelikult mitte ükski kindlustusandja sellise isikuga seotud riski kanda edaspidi ei soovi. No ma mõtlesin, kas mingi blacklist, must nimekiri on olemas? Kriist, äkki natuke paar sõna. Ja kindlustusandjatel on kõrgendatud riskiga isikute register, kuhu siis nad siis kannavad, kui on tõendatud kindlustuspetturi saab sisse kanda ja siis edaspidi tõesti, et siis on võimalik siis mitte pakkuda teenust selle inimesele või siis makse sisse juba arvestada see risk on ju, mis tõenäoliselt ootab ees. Ja see on kõik seaduslik, et see ei ole lihtsalt mingite seltside või ei, see ei ole mitte midagi kõhutunde peale, kui me enne rääkisime. Siin on ikkagi tõendatud pettused. No mis ma seda küsin lihtsalt, et meil on siin viimasel ajal olnud juhtumid, meie seadusandluse puudulikkus on tulnud siiski välja, eks ole, et siis igaks juhuks küsin, et kas siin on nagu, et kohtusse pole keegi pettur veel andnud, et ma olen kuskil nüüd mingis listis sees. Ei ole andnud ja noh, nagu alguses oli nendest numbritest juttu, et ega see nimekiri nüüd ülipikk ju ei ole, on ju, et meil neid tõendatud pettusi oli ju 561 eelmine aasta, et eks see siis, aga neid isikuid ei ole palju, et on ikka selliseid elukutselisi ka, kes üritavad palju ja teevad palju. Ma tahtsingi just küsida, et huvitav, kas mõni on nagu nii nagla, et proovib ikka mitu korda, et on juba igal pool nendes nimekirjades sees ja kõik ja ikka tuleb ja proovib. Eks nad ikka proovivad, jah, erinevates seltsides ikka proovitakse. See ongi elukutseline, professionaalid. Proovin, kas läheb läbi. Väga huvitav, kui sa ikka oled korra ju kuskil nimekirjas lausa, et siis... No siis on juba teine asi, jah. Kahju käsitlejal võib-olla, võiks mingi lamp põlema minna. Kuigi kindlasti on ka neid juhtumeid, kus on siis nii-öelda
tehtud elus eksimus, aga inimene on parandanud ennast ja ma teaks, et nimekirjast on võimalik välja ka saada kuidagi, et aeguvad. Ikka absoluutselt nagu ikka isikuandmekaitse määrusele vastavalt kõik on tehtud ja nad aeguvad, kui sa ikkagi nagu oled muutnud, siis sa sealt lihtsalt kustud ära. Et ei ole nii, et igaveseks ajaks, olen seda seal, kogu aeg ongi elu lõpuni nüüd jama. Millega need kindlustuskelmid oma tegu põhjendavad ka või kui on vahele jäänud, on ka seal mingid huvitavamaid loomingulisi erinevate asjadega tõepoolest, kes ongi öelnud, et oligi rahaliselt praegu oli finantsiliselt väga keeruline seis ja keegi sõber pakkus abi ka veel, et dokumentide nii-öelda võltsimisel ja proovisin ja katsetasin ja on ka neid inimesi, kes siis tõesti kindlustuspettusega on vahele jäänud ja on nagu pärast nagu südamest vabandanud, et ma jumala eest rohkem enam ei tee ja ei proovi. Nojah, eks seda on pärast lihtne võib-olla rääkida, et absoluutselt. Kogemata tegin. No vahest ongi meeltesegadus, et õnnetus on ju, eriti kui me räägime õnnetusjuhtumitest, et ega siis ongi selline erakordne olukord ka, et pea on ju pulki täis ja sassis ja on tõesti kahju ju olnud ka ja siis võib inimene võib-olla mitte liiga ratsionaalseid otsuseid teha teinekord. Aga selleks see saade on ka, et ärgitada inimesi, et mõelge ikka ennem 1000 korda järgi. No just, et see on samamoodi kuritegu. Jah, et eks igasuguseid asju juhtub, aga et siis ei tohi nagu kindlustusandjale valetada, et siis tulebki öelda, et kuidas need asjaolud täpselt olid ja siis kui isegi täpselt ei tea, et kas hüvitatakse või mitte, lihtsalt ausalt rääkides kindlustusandja juba aitab ja ütleb, et millisel juhul saab hüvitist, millises osas saab ja millises osas ei saa, et see ei ole kuidagi pettus, et kui sa ausalt nagu räägid. Kahjukäsitleja amet kui selline ei tähenda seda, et on selleks, et teha kõik selleks, et mitte välja maksta seltsi poolt seda kahju. Absoluutselt, see on kuidagi, ma ei tea, see folkloor ma meelega viisin juttu see folkloor on nagu nii raske kaduma, sellepärast, et kogu aeg räägitakse, ma maksan ja kui kahjujuhtum toimub, siis on kindlasti seal nagu väikses kirjas midagi ja ma kindlasti ei ole. Ei ole, kõik on ühes samas šriftis ja kõik on ühes samas kindlustustingimustes ja kindlustuslepinguga kokku lepitud, nii et tõepoolest ei ole, et tegelikult ikkagi me räägime, et see, ka see keeldumiste arv tegelikult on nagu väga väike ja kindlasti kahjukäsitlejad ei ole tööl mitte selleks, et jumala eest vaadata, et kas on nüüd alus, on siin mingi kindlustuspettus või on siin mingi keeldumine, et ei, me oleme ikka eelkõige selleks, et abistada klienti, kui tal on keeruline. Kuidas kindlustusseltside liidu poolt vaadates see olukord on, et ma ei tea, kui nii võib küsida, et kas on näha, et mõne kindlustusseltsi puhul tõesti on need keeldumised ikka väga suures erinevuses võrreldes teistega? Ei paista meile üldiselt niimoodi, et meie juures tegutseb ka lepitusorgan ja et kuhu siis, kui klient rahul ei ole, saab pöörduda, et ka sealt ei paista, ei eristu, et meil ikkagi kõik, kes tegutsevad nagu vastavalt reeglitele ja põhimõtetele ja räägime sellest lepitusorganist ka äkki korraks, et mis asi see selline on, mis puhtkuudel ja kelle poole peaks siis pöörduma, kui ma tõesti raiun oma, et nii oli see asi ja leiab täpsema info meil siis Liikluskindlustusfondi ja Eesti Kindlustusseltside Liidu kodulehelt lkf.ee, et seal on siis eraldi lepitusorgan on nii liikluskindlustuse kui ka teiste kindlustusteenuste kohta on siis eraldi, et seal on siis ilusti kirjas ka siis, et mis siis täpselt tuleb teha, et kuidas pöörduda, põhimõtteliselt tuleb ühendust võtta kirjutada selle meili aadressile ja siis juba siis lepitaja, erapooletu lepitaja siis üritab siis mõlemad osapooled ära kuulata ja siis kompromissile jõuda, et siis sedasi siis nagu võib pääseda nagu, saab kokkuleppe ilma kohtusse minemata, et. Kas need kohtusse minemisi tuleb ka ette? Üldiselt mitte nüüd kindlustuskelmustega seoses. Ja ma mõtlengi, et ikkagi inimene jääb endale kindlaks ja kogu lugu, et aga üldiselt neid on vähe tegelikult, et see lepitusmenetlus on võib-olla ka selline päris hea filter tegelikult klientide jaoks, et see on kliendile tasuta ja selles mõttes ta saab nagu nii-öelda teisese arvamuse sinna kõrvale, eks ole, ja siis pärast seda on juba tema otsus, kas ta tahab kohtusse pöörduda või ei, et üldiselt kohtuasju on vähe. No me rääkisime siin mõningatest näidetest ka, aga äkki tuleb veel midagi meelde, ma ei tea, kas võib öelda, et on mingisugune eriti selline, ma ei tea, kummalisem. Tuleb küll.
või ma usun jah, et sellest üks eraldi saate teha, aga äkki on tõesti mingi täiesti kummaline kindlustuskelmus teil kohe peas. Lihtsalt üks suhteliselt selline värske juhtum, et ma nüüd kõiki telgitaguseid ei ava, eks ju, kuidas me seal nagu toimetasime, eks ju, aga juhtum iseenesest oli nagu päris huvitav, et klient teatas, et on Filipiinidel ja kukkus ja selgrootrauma ja vajab operatsiooni 15 000 eurot ja vaja see operatsioon teha. No ja kui tavaliselt on nii, et kui tõesti ikkagi nagu mingisugune selline hästi tõsine lugu on, eks ole, siis loomulikult meil on partnerid, kes abistavad, eks ole, meid välismaal reisikahju juhtumite korral. Ja tavaliselt on ikkagi see, et sealtpoolne raviasutus ja klient on nagu ise need, kes on nagu väga huvitatud sellest asjast ja proovivad nagu kiiresti. Meie partner siis ka proovis seal ikka selle raviasutusega suhelda, et seal olid juba üksikud asjad, mis nagu viitasid sellele, et midagi on nagu valesti selles asjas. Küsisime siis dokumente juurde, tuli välja tegelikult, et need dokumendid, ka lennupiletid ja kõik asjad, mis esitati meile, olid tegelikult nagu võltsitud. Ja mis siis lõpuks tuli välja see, et see inimene, kes siis nagu oli tõsise selgroovigastusega, pidi olema Filipiinidel, ootama oma operatsiooni Eestimaal, astus tema tõukeratta selga ja sõitis hommikul ilusti tööle ja ei olnud nagu mingit muret, nii et. Imelisi tervenemisi oli. Aga kuidas te selles kahju käsite ja siis läks talle kuidagi, ma ei tea siis. Ärme kõiki tagama ei taba, aga jah. Igatahes keegi pidi nägema, et inimene sõidab tõukerattaga selle selgroovigastusega. See on muidugi päris tase. Ma olen kuulnud, et päris palju vaeva nähakse siiski mõningate juhtude puhul, et see ei ole niisama, et proovin, et äkki läheb läbi, et kui lennupiletid on juba võltsitud ja tehtud, see on juba dokumentide võltsimisega ikka loomulikult, et see on ka üks asi, millega tegeletakse, et oli ka siin üks kodukindlustuse juhtum, kus teatavasti, siin võib olla mingisuguseid erisusi, eks ole, aga et näiteks kui sul on televiisorid, on näiteks kindlustatud nii, et kuni 5-aastased televiisorid näiteks, ja televiisor õnnetusega lihtsalt läks katki, kas siis juhtus see juhtum, ilmselt juhtus, eks ole, ja siis, aga tuli välja, et see televiisor oli natukene vanem kui 5 aastat. Siis osavate näppude ring leidis mingisuguse mingisuguse arve, eks ole, mida siis hakata nagu kohandama õigeks, aga loomulikult seal tuli välja, et vaatasime, et see arve numbri kombinatsioon viitas nagu valele aastale ja mõned asjad olid veel seal natukene valesti jäänud, et. Ja see päris nii lihtne ei ole. Ei ole päris nii lihtne jah. Teen mingi väikse tšikipriki ja. Absoluutselt ja jällegi, eks ole, 400 eurot ja mis sa siis nüüd teed on ju, et ükski seltsin enam kindlustada ei taha võib-olla. Ja kas taolise asja puhul ka see sama kriminaalmenetluse oht on? Ja loomulikult võib olla jah. Et siis ei ole veel kord, see ei ole nalja. Ei ole, inimesed miskipärast jah, ei taha seda endale tunnistada, et see kindlustuspettus on täpselt samasugune kuritegu. Juurde võib-olla tuua ka, et siin oli summadest juttu, et ega neid kindlustuspettusi tehaksegi nagu erinevate summadega, et on alla 1000 väga suur osa, aga tegelikult on mitmetuhandelisi ja on üle 10 000, et eelmine aasta mul on nagu meeles, et oli umbes 45 kindlustuspettust, mille summa oli siis üle 10 000 euro ja suuremad sinna 80-90 000 kanti, et selles mõttes see kindlustusuurija töö on tõesti väga vajalik, et seda kindlustusmakset niimoodi kontrolli all hoida, et see hüppeliselt ei kasvaks, et. Kas teil tuleb ka meelde mingist ajaloost, et mis see kõige suurem summa on olnud, mille ka on üritatud siis nii-öelda pettuste? On olnud üle 100 000 summasid ka, et aga ei oska nüüd peast seda kõige suuremat öelda, et suurema summaga ongi tulekahjud, näiteks süütamised, mis ka majanduslanguse tingimustes sagenevad. Hooned kipuvad põlema minema. Ja justkui ei lähe ettevõttel nagu väga hästi, et siis nad eriti kipuvad nagu põlema minema. Ja kelmusega on tegu siis, kui see süütamine on nagu tellitud siis näiteks hoone omaniku poolt, et siis on see tegu kindlustuspettusega. Ja sellistel antud juhtumitel ju, seal võib ju olla oht ka teiste inimeste, ma ei tea, elule, tervisele, varale samamoodi, et see on ikka, see võib väga tõsiste tagajärgedega asi olla. Ja. Absoluutselt samamoodi, nagu siin oli juttu juba, Katariina kirjeldas seda auto
2 korda vastu puud. Täpselt, et eks see on ka ju võib-olla päris eluohtlik, et neid lavastatud liiklusõnnetused. Aga võib-olla tal oli ka tervisekindlustus tehtud. No jah, aga ega sa oma uut elu ikkagi tagasi ei saa. Must huumor. Jah, täpselt, saad hüvitise, aga kindlustus aitab nagu sulle uue auto või uue kodu jälle muretseda, aga ega sa seda oma tervet keha tagasi ju ikkagi päris ei saa, et selles mõttes jah, on see nagu suhteliselt hoolimatu käitumine, et ja kus on suuremad summad veel võivad olla, ongi täpselt täishävimine uue sõiduki puhul, aga ka elu ja tervisekindlustuses on välja üritatud petta päris suuri summasid. No arusaadav, et me ennem rääkisime, et kas need kahjukäsitlejad vähe paranoiliseks juba ei muutu oma pikaajalise kogemuse tõttu. Mina küll muutuks, ma ei kujuta ette, ma hakkaks igal pool juba tonti nägema, sest kui ma tean neid juhmeid, mida kõike proovitakse teha, et siis hakkan natukese juba ka tõesti kahtlustama liiga palju. Aga kas on teil ka näiteks Ergos ette tulnud selliseid olukordi, kus täiesti uskumatu juhtum, uskumatu seletus, kõik on uskumatu, aga ikkagi selgub, et tõepoolest oligi nii? Jaa, ikka. Kindlasti võib olla selliseid olukordi küll, kus nagu mingisugused asjaolud või mingisugused parameetrid viitavad sellele, et tõepoolest võib olla tegemist mingisuguse sellise pettusega. Kas või mingisugused väga värsked juhtumid, mis nagu juhtuvad kohe vahetult pärast seda, eks ju, kui on kindlustusleping sõlmitud, eks, aga tuleb välja, et tegelikult tõepoolest, kui me nagu juhtumi asjaolusid kontrollime ja tegelikult tuleb välja, et tõesti oli nii. Või siis inimene tõesti on ka vahest nagu oma rumalusest on kuidagi kirjutanud ennast nagu kuidagi nii sisse, et tõesti tundub, et siin võib nüüd küll mingi jama olla. Ja. Liiga aus on olnud. on selliseid lugusid ka, jah. See paneb ka vahest võib-olla mingi kellukese helisema, kui nagu liiga pikk ja põhjalik asi on. Aga on mingi, ma ei tea, konkreetsemaid näiteid ka tuua sellist? Siin vist nagu praegu ei oska päris konkreetseid huvitavaid näiteid tuua. No igal juhul kutsume arvatavasti üles inimesi, et ikkagi pigem ole põhjalikum oma seletustes ja aus eelkõige, kui et liiga pinnapealne, et siis tekivad ju kindlasti ka lisaküsimused, aga võib-olla tuleb vaadata natukese ka seda kokkuvõtte tegemise oskust, et kui väga-väga põhjalik ja detailne on, et siis võib-olla ka natukese võib jälle omakorda tekitada küsimusi. Kordame siia saate lõppu veel mõned numbrid ka ikkagi üle, et kui ma nüüd õigesti mäletan, siis eelmisel aastal hüvitasid kindlustusseltsid üle 250 000 kindlustusjuhtumi. Jaa, see number tõenäoliselt isegi nüüd värske statistika põhjal võib olla isegi suurem, sest siin ei ole sees kõiki neid arveid, neid tööandja ravikindlustuse arveid, mille statistika me nüüd alles nüüd paari nädala eest kokku saime, et neid seal on paarsada 000 arvet veel juures, et neid, jah. See on ikkagi ka märkimisväärne number ju lõppude lõpuks. Jaa, kindlasti. Kas on mõni selline kindlustuse toode või liik, mille puhul on näha, et nüüd on eriti suureks pettuste või see üritamiste asi läinud, saab niimoodi toodete kaupa, me liiklusest rääkisime, et ta lihtsalt on kõige levinum arvatavasti, aga on midagi veel, mis nüüd siin viimastel aastatel on kuidagi? Ma võin öelda, mis on vähenenud, et liikluskindlustuses 90-ndatel oli nagu tohutult, aga see on nüüd aja jooksul järjest vähenenud, et eelmine aasta oli 88 liikluskindlustuse kelmust. Ainult, et vabatahtlikus sõidukikindlustuses, kaskokindlustuses on ta nagu püsinud viimased aastad, et eelmine aasta oli 244 kindlustuskelmust, kaskos ta nüüd kodukindlustuse kelmused tõusid mõne aasta eest. Tõesti, et neid ei olnud eriti, aga siis hakkasid tulema just siuksed veeõnnetused, sest torud said vanaks ja oli vaja uusi ja ei tahtnud ju ise. No mõned torud saavadki vanaks ja hakkavad lõhkema. Absoluutselt, jah. Või kui nad ei tahtnud ise lõhkeda, siis tuli ise kaasa aidata. Et neid nüüd hüppeliselt mõne aasta eest tõesti kasvasid sellised kelmused, et kodukindlustuskelmus eelmine aasta oli 141, et neid näiteks 10 aasta eest oli ainult nagu 10 veel. Ja nüüd viimaste aastatel siis on kasvanud just need õnnetusjuhtumi, tervise- ja elukindlustusjuhtumite ja ka kelmuste arv.
no igatahes väga loodame, et inimesed mõistavad esiteks, millega nad riskivad ja teiseks, et tõepoolest sellised pettused mõjuvad ju kõikidele teistele klientidele, kes kindlustusfirmade teenuseid kasutavad ju halvasti, kaasa arvatud sa ise, et ega see ei ole, et see on selline lühiajaline tulu, mida sealt võib teenida, aga riskid on ikkagi suured, nii nagu see meie saate pealkirigi ütleb, et kas riskid või kindlustad, nii et tasub pigem võib-olla vähem riskida, rohkem ausalt kindlustada. Kas on midagi südamel, mida tahaksite veel inimestele öelda siia saate lõpetuseks? Mina võib-olla kordaks veel üle, et arusaadavalt, et õnnetusi juhtub ja kui sul juhtub, siis kui sa ausalt kõiki kindlustusandjale ära räägid, siis sa saad ka juhtumi eest oma hüvitise ja sinuga midagi halba ei juhtu, aga et kui sa pettust kavandad ja varjad, et siis võivad olla tagajärjed halvad ja tegelikult selle maksavad kinni siis sinu naabrid ja kõik teised ausad kindlustusvõtjad, et ja kindlustusuurijad siis tegelikult meil sellest võib-olla juttu olnud, et teevad omavahel koostööd ja teevad tegelikult ka politseiga koostööd, et tänu sellele ka kindlasti tublile siis kindlustusuurijate ja politseitööle on ikkagi neid kelmusi ka vähem. Nii et erinevate seltside töötajad teevad omavahel ka vahetavad infot ja teevad koostööd. Kas need andmebaasid on ka kuidagi seotud, et siin oligi ju juttu ka, eks ole, et mõned proovivad ühe sama kahju peale nagu 3 erinevast kindlustusest siis tasu saada, aga et kuidagi on need andmebaasid täna digitaalselt ka seotud. Et nagu niimoodi otse ei ole, et meil on nagu seadusest tulenev õigus on kindlustusandjal kelmuse kahtluse korral teha päringut nii teisse kindlustusseltsi kui ka mingisse muusse ettevõttesse, et ja seda kasutatakse küll. Ja siis tehakse koostööd praktikate lihtsalt jagamisel, et mis toimib, mis ei toimi, mis trendid on, mida üritatakse, et selles osas ikka teevad kindlustusandjad et sellised seminarid ja konverentsid toimuvad, et kus vahetatakse huvitavamaid praktikaid. Ja seda tegelikult ka üle Euroopa, et põhimõtteliselt ikka jagatakse kogemustega ega kuritegevus ei piirdu riigipiiriga, et siis tuleb ka sellega ohjamisel siis teha koostööd. Ma korraks küsingi ikkagi, et kas mujal maailmas ka teil on mingit infot, et mis seal toimub, et kas on kuidagi need trendid, mis Eestis on sarnased muule maailmale ka? Ei ole kuidagi väga erilised siin? Kindlustuspettusi tehakse mujal ka ja just nendes riikides, kus on see digitaliseerimine ja e-riigindus ei ole veel nii heal tasemel, siis seal ollakse nende kindlustuskelmustega ikka palju rohkem hädas, et just nagu Lõuna-Euroopas on just sõidukikindlustuse ja liikluskindlustuste kelmustega seis ikka väga halb, et seal ei ole alla 1% see osa, vaid et seal on ta ikka kõvasti kõrgem, et Jaa, muidugi lihtsalt omast kogemusest öeldes, et kui te välismaal auto rendite, siis tasub see väga täpselt üle vaadata, üles pildistada ja ma ei tea, mida teha, sest et on olnud juhtumeid, kus vastupidi see autorendi ettevõte üritab sulle pähe määrida, tont teab, mis vigu, kui sa auto tagasi viid, nii et mõlema suunaline võib see olla tegelikult see probleem, nii et me ei räägi ainult kindlustusvõtja murest. Ehk siis ära ikka looda, et sinu varaga mitte midagi ei juhtu ja kui sa tõepoolest oma varast ja oma elust ja oma tervisest hoolid, siis kindlusta see ära ja ära tee seda mitte siis, kui juba midagi on juhtunud, sest siis on totaalselt hilja. Õige, ettenägelikkus ongi võib-olla selle saate lõpetuseks õige sõna, millega siin lõpetada. Aitäh teile selle põneva ja informatiivse vestluse eest. Ergo kahjukäsitlusvaldkonna juht Katariina Leppvalts ja Eesti Kindlustusseltside Liidu kahjuennetuse valdkonna juht Ülli Reimets olid meil tänased stuudiokülalised. Saatesari Riskid või kindlustad jätkub kindlasti juba järgmisel korral järgmiste teemadega. Aitäh vaatamast, kuulamast. Saatejuht oli Tanel Talve. Kõike kaunist. Riskid või kindlustad? Saadet toetab Eesti Kindlustusseltside Liit. Loe lähemalt kindlustame.ee